Meie suurim vabadus on vabadus valida. See mõte on sügavalt mõtlema panev ja inspireeriv väide, mis rõhutab vabaduse tähtsust meie elus. Valikuvabadus on inimelu üks kesksemaid ja fundamentaalsemaid aspekte, mis kujundab meie identiteeti, elustiili ja tulevikku. See annab meile võimu ja vastutuse määrata oma tee ja suund, hoolimata välistest oludest või piirangutest. Samas tähendab see seda, et enne valikute tegemist peame me teadma, mida mõiste vabadus meie jaoks üleüldse tähendab. Kui võtta näiteks tööl käimine. Meil on vabadus valida, kas teeme tööd või mitte. Tööl mitte käimine annab meile võimaluse valida, mida me kogu oma vaba ajaga teeme. Samas on selle tagajärg ilmselt see, et me ei saa valida, mida me omale toidulauale paneme, milliseid riideid me soovime või kuhu me reisida soovime. Ühelt poolt oleks meil ajaliselt justkui kogu maailma vabadus, samas teiselt poolt ei ole meil vahendeid, et teha selliseid valikuid, mida me tegelikult teha tahaksime. Seega, kas see siis ikkagi oleks vabadus? Või oleks vabadus see, et me käime küll tööl ja loobume mingist osast oma vabast ajast ja saame selle eest vastu vabaduse valida, mida, kuidas ja kuhu. Milline on see vabadus, mida me tegelikult sooviks? Valikuvabadus tähendab ka seda, et meil on võimalus teha otsuseid, mis mõjutavad meie elu suunda. See vabadus annab meile õiguse valida oma karjääri, elukohta, partnerit, sõpru, hobisid ja väärtusi, mis on meie jaoks olulised. Valikud, mida teeme, peegeldavad meie isiklikke eelistusi, väärtusi ja prioriteete ning määravad suures osas meie elukvaliteedi ja rahulolu. Vabadus valida annab meile võimaluse järgida oma kirgi ja püüelda oma unistuste poole, luues elu, mis on tõeliselt meie enda oma. Valikuvabadus ei ole pelgalt väliste tegurite üle otsustamine. See hõlmab ka sisemisi valikuid. Me saame valida oma suhtumise ja reaktsioonid olukordadele, mis meie kontrolli alt väljuvad. Meie mõtted, tunded ja tegevused on sageli meie endi valik ja see, kuidas me otsustame neile reageerida, määrab suuresti meie vaimse ja emotsionaalse heaolu. Näiteks keerulistes olukordades saame valida, kas keskenduda negatiivsetele aspektidele või otsida positiivseid lahendusi ja õppimisvõimalusi. Samas kaasneb valikuvabadusega ka vastutus. Iga otsus, mille teeme, toob kaasa tagajärjed nii positiivsed kui ka negatiivsed. Vastutuse võtmine oma valikute eest on oluline osa täiskasvanuks saamisest ja küpsemisest. See tähendab, et peame olema teadlikud oma valikute mõjudest nii iseendale kui ka teistele ning olema valmis nende tagajärgedega toime tulema. Lisaks toob valikuvabadus endaga kaasa ka väljakutseid. Mida rohkem valikuid meil on, seda keerulisem võib olla otsustamine. See võib tekitada ärevust ja kahtlusi, kas oleme teinud õige otsuse. Samuti võib valikuvabadus kaasa tuua vastutuse ja stressi, sest vale otsus võib kaasa tuua soovimatuid tagajärgi. Seetõttu on oluline arendada oskust teha informeeritud ja kaalutletud otsuseid ning usaldada oma sisetunnet ja väärtusi. Kokkuvõttes on valikuvabadus üks inimelu suurimaid privileege ja kingitusi. See annab meile võimaluse kujundada oma elu ja määrata oma saatus. See on vabadus, mis toob endaga kaasa vastutuse ja väljakutsed, kuid samas avab lõputuid võimalusi ja annab meile jõu olla oma elu peremehed. Valikuvabadus on meie suurim vabadus, sest see annab meile võime muuta oma elu ja maailma meie ümber. Aitäh ja peatse kuulmiseni!